tervitus, Merike numbrite keel. Ja nagu ikka memm kaob ära, ma näitan teile kohe, kuidas ta siin kaob. Näidis üles mu. Tere, no tere. Ja vabandust, see polnud niimoodi plaanis. Aga teate, ma olen täna terve päev heietanud siin 2 numbrit. Ehk siis numbrit, panen pealkirjaks ka 17 ja 19. Ja ma hakkan koos teiega seda natukene heietama. Need mõtteid, mida ma siis täna oma peas olen keerutanud juba hommikust peale, aga hommikul läks nii kiireks, ei jõudnud teie juurde tulla. Vot, ja pole kellegagi muuga rääkida, kui ainult teiega neid asju. Seepärast, et ma tean, et siin on hästi palju teravaid pliiatseid, kellele ka numeroloogia väga meeldib. Ja taroloogid saavad ka siia kohe küüned taha ajada. Ehk siis numbrid on 17 ja 19. Nii, hakkame arutama. Tahate kirjutage ülesse. Ja kõigepealt mõtleks siis natukene inimeste peale, kes on sündinud 17 või 19. Mis neil on siis sarnast ja mis neil on siis erinevat. Ma olen tegelikult veel igasugused numbrid muidugi peas, aga võt, täna kuidagi ei saa nendest üle ega ümber. Memm kaotas Mare jälle, oodake, ma lähen natuke tagasi. Aga ma räägin ikka edasi. Memmel käib hästi kiiresti, nüüd navigaator läheb pausi peale. Levi saab otsa. No nii, tere. Mis sa värised? Nii, mõtlesite, kirjutasite üles endal, jah? Need asjad kõik. Ehk siis, mis neil ühist on? Ühist on see, et 17 on siis täht, ehk siis staar, sõna otseses mõttes, 19 on päike. Ja vaadake, kui huvitav. Ma hakkan nüüd rääkima siit ja sealt. See on vot selline nüüd, mis ma hakkan teile häälega rääkima, see on see, mida ma tihtipeale oma peas mõtlen. Ja kuna ma kuulun gruppi number 7, siis ma mõtlen palju. Välja ütlen teile aeg-ajalt tihtipeale. Klientidele ütlen võib-olla, et rohkem. Viimasel ajal ma olen liiga otsa hakanud ütlema. Ja nii ongi. Või siis see, et ma lihtsalt ei vasta. Rumalatele küsimustele ma vahest lihtsalt ei vasta. Ja, okei. Jälle läheb lappesse praegu. Ja vaadake, me, kes me oleme sündinud 1900 ja nii edasi on ju, siis meil on kõigil see 19 olemas. Aga ma sinna väga peatuma ei jää. 2000 nendel ei ole. Vaadake, üks lind on. Näete, mõte läheb jälle kohe jääma. Ja siis 19, ehk siis meie sees on kõigil olemas see päike. Sõna otseses mõttes, et me tegelikult peaksime justkui välja särama. Mida tihtipeale me teeme? Kes nüüd mina olen, on ju, ja nii edasi, hakkame ennast vähendama ja nii edasi. Tunnet ära kindlasti. Pane kommentaaridesse. Ja. Üks video oli ka, vaata nende karvanumbrite kohta, vaadake seda kindlasti, mida need numbrid tähendavad. 19 oli kohe kindlasti sees, sest selle peale ma ütlesingi, et need, kes on sündinud 1900, meil kõigil on see number olemas. Aga see, mida ma siis täna mõtlesin, siis, et see 17 ja 19, et nende sarnasus on see, et tegelikult nad peaksid rohkem ennast välja elama, välja rääkima oma asjadest. 19 muidu hakkab seespidi ennast põletama. Ehk siis see, et ta tahab palju teha, aga ta ei tee. Sest ta hakkab teisi süüdistama ümberringi. 17 teeb üsna sarnaseid asju. 17 hakkab väga palju teisi nagu märkama, aga mitte enda tegemata jätmisi. Teie taroloogid siis võite siia panna kommentaaridesse näiteks, mida siis, mis kaart tähendab, eks ju. Ja loomulikult taroloogid ütlevad kohe seda, et siis see sõltub sellega, et mis nende kõrval on ja nii edasi. Täiesti õiget juttu räägite. Täna näiteks ka ma tegin ühte analüüsi ja oi, kui huvitav, ma hakkasin ka aru saama, et väga palju sõltub sellest, mis numbrid on teineteise kõrval. Et ma arvan, et tuleb ükskord see aeg, kui ma hakkan ka neid analüüside tegemistel tarokaarte vist kõrvale panema ja laduma ja et see oleks päris huvitav. Vaat teie, kes te olete sünnikaardid saanud ja oskate tarokaarte ka lugeda, et pange näiteks oma sünnikaardi järgi see tarokaartide suur arkaan, vaadake, mis see teeb. Mis pildi sealt kokku saate. Nii, nüüd lähen siis selle asja juurde, mida ma siis nagu päriselt mõtlesin. Väga palju mõtlesin. Vaadake, kui te nüüd sünniaasta kokku liidate, ainult sünniaasta. Ma ei oska praegu näidet lampi kohe tuua, aga niimoodi, et te saate kokku 19 või siis saate 17.
ma ikkagi nüüd ümber nende numbrite liigun, sellepärast et need on nii huvitavad. Et millegipärast tahavad minu seest välja tulla see arutelu. 19 tähendab seda, et see on päike, ta peab särama. Kindlasti mõlemad on ettevõtja numbrid. Ehk siis vaata, kui sa oma aasta, isikliku aasta liidad kokku. Ma ei räägi nüüd sellest, vaata, et kui sa oled sündinud 1900. Ei, ma räägin seda, kui sa kokku liidad. No üks näide, mis praegu tuleb meelde, 1981. Seda, kui kokku liidad, siis enne tuleb 19. Ja siis tuleb seal 10 on ju, siis tuleb 1. Ehk siis see viitab sõna otseses mõttes juhtimisele, aga teate, mis see veel tähendab? See 19 tähendab seda, et see on väga hea esineja, väga hea blogija. Ja see, mis tema sellised nõrkused on, miinuspooled on see, et ta ei delegeeri, näeb teistes vigu. Ta ei hakka selles suhtes särama, ta ei näita välja, mida ta teab. Ainukene asi, kuhu ta siis hakkab oma energiat kulutama, on tema perekond või tema lähedased. Nad muutuvad tihtipeale agressiivseks, kontrollivaks, no ja nii edasi. Et meem paneb minema jälle kurja, näed, kukkis lobisema, et ma kiirendan sammu. Vaatan, kuule, Tegelinski. Vaadake, siin, hopsti, tere. Oho, ei lähe koju. Metsa lähme. Võtak. Jaa, nüüd ta vaatab veel. Ei, tema läheb koju. Vaadake, ma ei saa jätkata praegu. No on ikka selline sussa-pussa kohe, ma ütlen. Nii, lähme metsa. Et see on nüüd, kui meil kodus on see värk, et ma ei pea ketis hoidma, ega siis ta ei kuule ka mind. Vaadake, nüüd jäi sinna, tuleb. Vaatas kodu poole korraks ja nüüd ta mõtleb. Nii, 19, ehk siis see on tegelikult väga sellise suure esineja, kõneleja, eestvedaja, teiste inimeste, ütleme, suure massi edasi eestvedaja. No, paneb minema koitsa. Näete, jah? No, las ta läheb siis. Liss on sündinud 19. päeval. Nägite? Ta teeb täpselt nii, nagu tema tahab. Nüüd, kui ta oleks straksid peal, siis ma oleks sikutan ta koju. Hui. Ma ei tea, koledamad sõna praegu siia ütelda. Tema lihtsalt ei tule. Siine sibuli. Okei, räägin edasi. Kui ta kodu üles otsib, ma natukene siin tiirutan ja pärast vaatan. Nüüd tavaliselt ta läheb kodu ukseni ikka. No võt, 19-ga siis see lugu, et tema on see, kes peab nagu justkui särama, näitama, mida iganes. Aga kui ta seda ei tee ja kusjuures nendel on veel see lugu ka, et tihtipeale nad kalduvad alkoholi jooma, siis nad on eriti sellised kõvad tüübid, eriti kas naised või mehed. 17 on selline asi, et tema peab sõna otseses mõttes, kui sünniaasta kokku liidate. Ma nüüd mõtlen, mis näide see võiks olla. Kurja, selles osas ma nagu ette ei valmistanud, aga pange ise näide, vaata, kui aasta kokku liideta, sa saad enne 17 ja siis saad 8. Nemad on sõna otseses mõttes tähed. Nad peaksid tulema kuulsaks, tuntuks. 19 samamoodi, aga võt see 17 on kuidagi, ta peab olema, ma ei tea, kuidagi nagu, see on täht, staar. Kui ma ütlen tihtipeale, see on nagu kuuse peal see tähekene. Et temal on see asi ja nendel on samamoodi, kui tema ei tee seda, nendel on väga tugev see negatiivsus, siis on see, et nad näevad hästi palju teistel tegemata jätmisi, aga endal nad ei näe. Ja tohutud sellised, ma ei tea, virisejad või kuidas ma seda ütlen. Ma lihtsalt olen nüüd märganud selliste numbritega inimesi, mul endal ei ole neid numbreid. Et te selle hakkaks pead murdma, et oi, isse kui kahju mul sest on, ei ole vaja midagi siin karta. Mina tean täpselt oma nõrkusi ja ma tean täpselt, millal mul see nõrkus või see asi peale tuleb. Et aga võt, sellised asjad, liike iseenda asju seal kokku ja liike oma lähedaste asju kokku. Sama kehtib ka elude numbri kohta. Ehk siis, kui liidate oma sünnipäeva kuu ja aasta kokku, saate 19. Pärast liidate kokku, saate 10, siis saate 1, on ju.
siis nendel on täpselt sama case. Kui nemad ei juhi, selles suhtes, vaat mis tähendab juhtimine? Juhtimine ei tähenda nagu kamandamist, juhtimine tähendab delegeerimise oskust. Juhtimine tähendab kontrolli vabaks laskmist ja sellist asja, aga mida need tavaliselt kipuvad tegema, on see, et nad on totaalsed diktaatorid. Ehk siis see on miinuspool loomulikult. Mõni küsib, mis asi on miinus. Miinus on see, et lihtsalt negatiivne, ma ei tea, ma ei oska paremini nagu ütelda. Et no mina ütlen niimoodi, et niimoodi ei tohi teha. Võta või jäta. Et siis, kui elude number on ka 19, siis nendel on see, et nad peavad välja särama, muidu nad hakkavad põletama ennast seest, süüdistama, aga tihtipeale nendel on ego nii kõrge, et nad ei hakka niivõrd ennast nagu maha materdama, võivad ka seda muidugi teha. Aga pigem nad hakkavad põletama oma lähedasi. Ja no nii ta ei pohku on veel juhataja ja miinuses, eks ju, siis ta lihtsalt tapab ära vaimselt oma töötajad. Vaat see asi ka veel. Ja kui elude number on 17, ehk siis kõik sünnipäeva ja aasta kokku liites tuleb 17, siis peale seda tuleb 8. On täpselt sama, tema peab olema täht, tema peab olema staar, ta peab tulema tuntuks ja uskuge mind, nendel inimestel, kellel kas aasta kokku liites või elude kokku liites, siis nad on oma ala spetsialistid. Ja üldjuhul ütleks niimoodi, et mõlemad on nii 17 kui 19. Ja mul on endal tutvusringkonnas selliseid inimesi. Ja teate, lihtsalt ma ütlen päriselt, kui kahju on, ma proovin kogu aeg sellest nagu välja lülitada, et ei ole minu rida, aga ikka teate, kui tegemist on lähedastega, et teate, kus ma tahan ütelda, et kurat, võta jalad põrselt välja, hakkad tegema siis midagi. Siis ma veel ütlen ka tegelikult, kes näiteks aasta kokku liidavad seal, on 19 või 17, nendele väga hästi sobib näiteks YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ma ei tea, mida iganes. Ma ei tea, minna lauljaks, näitlejaks, tuleb kunstnikuks, ma ei tea, midagi sellist, kus saab nagu ennast välja elada. Siis peale seda ta on lihtsalt kodus on täiega suss. Mitte siis selles suhtes elukaaslase suss, aga see, ta on lihtsalt maha rahunenud. Seal ei ole mitte midagi muud. Vot ja seda ma täiega keevitan siin oma peast täna hommiku, nii et aitäh, et ära kuulasite. Mitte, et ma nagu jonniksin või viriseksin, aga lihtsalt nii on. Muidugi üks tähelepanek ka. Need, kellel on hästi palju ühtesid, siis ütleme, võib-olla on sünnid seal 11 ja 1000 on ju 900 midagi, eks ju. Ei saa sündida 1100 millegagi. Siis äkki kogemata on, saad aru veel, võib-olla elude number või aasta kokku liites seal 19 näiteks. Või on siis lihtsalt 1 või mida iganes. Siis võt nendel on ka, kui nad miinuses on. No siis tead, lihtsalt nad tapavad ära oma tähelepanu vajadusega oma lähedasi. Ja kõiki, kes nende ümber on, aga selle asemel nad peaks lihtsalt välja rääkima, jagama oma informatsiooni, delegeerima asju, mida kipuvad sellised inimesed tegema ja kellel need 19 ja 17, see, et nad tahavad kõik ise ära teha. Sellest neil tundub, et nagu teised ei tee nii hästi. See ongi delegeerimine. Vot. Tundub, et ma olen nagu kuri. Eelkõige mõtlen seda, et mul on nagu räigelt kahju. Ja siis nad on veel uhked ka selle üle. Ja siis näiteks nendel on selline asi ka, et kui keegi teine teeb, siis nad kipuvad nagu nõu andma tohutut, et võt mina teeksin niimoodi, aga ise ei tee sittagi. Ja muidugi, kui ma veel kuulen nagu selliseid asju kõrvalt või siis no ja on minule ka sellised tüübid midagi nagu öelnud, eriti kõige valusam, kui keegi minu lähedalt on see inimene. Mis te arvate? Minu selline üks kõige suurem võib-olla rõve või nõme relv on see, et ma olen vait. Ma olen selle kohta nii palju signaale saanud, et see on kõige jubedam asi, mida ma teha saan, on see, et ma olen vait. Ja siis ma seesmiselt niimoodi põlen ja siis ma tulen teiega lobisema, seepärast, et ma mõtlen, et ma teen lihtsalt haiget. Niimoodi, kui ma lihtsalt ütlen, siis ma tavaliselt oma lähedastega muidugi küsin kõigepealt, kas sa tahad, et ma räägin ausalt või siis kas filtreerin või siis ma jätan lihtsalt ütlemata. Vot, nii ongi. Ja muidugi siis, kui nad tahavad, et ma räägin ausalt, siis mitte kellegile see ei meeldi. Ei meeldi.
vot, nii ongi. Minuga on kõik hästi, ärge muretsege. Lihtsalt teate, mida rohkem ma analüüsin, mida rohkem ma näen neid asju, seda rohkem ma saan aru, et appi, miks te ei tee seda, mida te tegelikult võiksite teha. Võib-olla sina kuulud ka nende hulka, ma nüüd ei tea. Ma mõtisklesin küll teatud inimesi nüüd, kui ma seda rääkisin, aga te ei tunne neid inimesi. Need ei ole teie seas siin kindlasti. Lihtsalt teil võib olla siis nende numbritega seesama sarnasus. Lihtsalt jah, need on siit väga minu lähedaselt, minu väga lähedased inimesed, kellest ma praegu nagu mõtlesin. Ja ma väga loodan lihtsalt, et ma ei peagi ütlema, ma ei saa tegelikult öelda, seda ma nüüd nagu sain aru, et ma ei saa öelda, kui minult ei küsita. Ja võt see ongi kõige jubedam, sellepärast muidu ma oleks targutaja ja minul üks kõige suuremaid minusid on see, kui ma kukun targutama. Vanasti ma tegin seda, teadmata, kas on üldse tõde, mis ma räägin. Aga nüüd, kuna ma tean numeroloogiast numbrite järgi ja siis kui nad tahavad, et ma piiluksin ja siis ma vaatan nagu ja siis ma ütlen, mis ma näen. Ei, see ei ole nii. Päriselt või? No, mis sa siis tahtsid, et ma vaatan su numbreid? Ära siis palu. Ma siis ei vaata. Siis mingi hetk läheb aeg mööda, siis mingi hetk nad ütlevad, et kuule, kas saaksid nagu seda kohta vaadata? Ma tead, mis? See on üks suur tervik. Ma võin vaadata seda kohta, aga kui sul näiteks hingeemissioon logiseb, siis või see näiteks sinu isiksus logiseb, siis nii lihtsalt ongi. Et jah, no ma ei tea, tuli sinna nagu mingi viripuini video, aga elasite üle. Need on sellised päevad, vot selliseid päevi on mul ka. Aga ma rääkisin ikka väga ilusasti. Vot, kui sa ütlesid, et puudutatuna, siis sorry, ma ei mõelnud sind. Aga ma lihtsalt tahtsin jagada, kuidas asjad on teatud numbritega. Sest nii palju taob nagu ego peale mingites asjades inimestel. Sest minul on ka ühtesid. Ma tean väga hästi, kuidas need ühed töötavad. Ja siis, kui ma hakkan tunnetama, et mul mingisugune jama hakkab sisse tulema, siis mina teen endaga niimoodi, et ma lihtsalt rahunen maha. Kuidas ma maha rahunen? Ma vait. Ja muidugi selle vaikusega on minul üks selline oht, et ma hakkan üle mõtlema. Ja siis ma pean tavaliselt kas muusikat kuulama või siis ma teen sellist asja, mis mulle meeldib. Ja teate, mis asi mulle kõige rohkem meeldib? Ma valmistan teatud asju ette, kas järgmist videot või ma valmistan mingisugust koolitust. Loomulikult numeroloogilist. Vot, niimoodi ongi. Ja siis, mis mind hullult rahustab, on see, et kui ma saan klientidele analüüse teha ja ma tänan teid usalduse eest. Neid on teha. Ja noh, mul on tegelikult teiega kõigiga nii palju vedanud, et väga paljud tulevad just selle teadmisega, et nad tahavad teada, kuidas neid miinuseid plusse ära keerata. Ja see on mega lahe. Ma olen nii uhke teie üle. Seepärast, et see oli üks minu asi, mille pärast mina numeroloogiasse tulin, seepärast, et ma tahtsin teada, et miks mul mingid asjad korduvad kogu aeg elus. Ja no ma sain ka aru, et see numeroloogiliselt elu ongi üks selline, kas oravakeeris, aga ta on selline, et korduvad need asjad, vaata. Oravaratas, öeldakse oravaratas või 1-9, need isiklikud aastad. Ja siis on ainult see, et kuidas meie seda nagu keerame, neid energiaid, sest kui 1-9 aastad liiguvad, 9 lõpeb ära, tuleb jälle 1. Ja see on see, et kas sa tegutsed või sa ei tegutse. Samamoodi on nende numbritega seal sünnipäevades, kui sul on ühtesid palju näiteks, sa pead tegutsema. No, mäletate seda ühte videot Pythagorase ruut? Vist äkki või Fordi ruut tuli. Ma ei mäleta, mis see pealkiri on. Kes teab, see paneb siia selle video ülesse. Näete, Lissu otsib mind jälle. Siin olen. Ta loobus, ta ei saanud tuppa vaata ja siis ma vaatasin nii kaua, kui ta tuli ikkagi mind otsima, nii et väga hästi. Tšau. No vot, siis seal on see asi, et sa paned sinna ruudustikku, kirjutad üles oma sünnipäeva, kuus ja aastas olevad numbrid. Ja seda numbrit, mida sul ei ole, siis järelikult seda sa pead arendama. Minul näiteks ei ole 2. See tähendab seda, et ma pean rohkem välja rääkima. 2 on hääle tšakra. Ja usaldama oma intuitsiooni. 2 on alati ka suhted naiste rahvastega.
aga eelkõige ma ütleksin Pythagorase ruudus, kui ta puudub, siis sa pead suhtlema järelikult rohkem, aga see, mida ma siiamaani ei teinud, ma ei rääkinud, see on avalik suhtlemine ikkagi eelkõige, eks ju. Ja mul puudub näiteks number 4. See tähendab seda, et süsteemsus. Sest mina tõepoolest, kui mina asju üles ei kirjuta, minu jaoks on väga oluline kalender. siis mul lihtsalt elu on nagu lill. Täiega läheb lappama ja siis see, mis mul nagu kõige õudsem hakkab olema, siis kui ma midagi üles ei kirjuta, siis ma lähen väga miinusesse, siis mina näiteks hakkan hästi palju ennast süüdistama, et ma ei mäleta. Ja siis ma olen nagu kõigi ees kogu aeg süüdi. No näiteks täna juhtus ka üks asi tavaliselt nende kirjalike klientidega ka, et nüüd peale podcasti oli väike plahvatus ja ma delegeerin väga palju asju, et ma milleskist nagu maha ei jää, midagi ära ei unusta. Ma ei saaks ilma oma meeskonnata hakkama, kindlasti saaks, kui oskaks teha, ma ei tea, mis imesüsteeme, aga ma ei oska. Me teeme hästi inimest abiga ja mul on hästi tublid tüdrukud. Noh, okei, ma ei lähe nii, ma lähen alati nii nostalgiliseks. ei tohi, ma olen ainult omadega siin nostalgiline. Et kui te küsite, kas ma nutan, siis ma nutan üsna tihti. Tänagi tönnisin suurest õnnest mitu korda. Täitsa jobu, no mis sa teed? Käisime poes, siis ka hakkasin nutma, elukaaslane küsib, mis su viga on. Ma lihtsalt nii õnnelik. No võt. Tema muidugi arvas, et ma sain haiget. Ja siis ei ole see koht, kus ma vait olen, siis ma pean ütlema, nagu, mis mul on. Nii, kuhu ma jõuda tahtsin. Ja, võt siis on mul väga oluline, et mul on süsteem. Mis, kus, kuidas, mis järjekorras ja nii edasi. Ja nii kui süsteem läheb lappama, siis mingi asi jääb tegemata. Kuidas sul sellega on? Võt. Ja nii edasi. Tegelikult ma ei hakka kõiki neid numbreid läbi rääkima. Mul oli täna ikkagi see 17 ja 19, mida ma tahtsin väga teiega rääkida, sest ma ei tea. Nüüd, kui ma teiega ära rääksin, mul peaks nagu rahu majja tulema. Ma ei andnud kuidagi nagu järgi. Ja ma hoian tohutult pöialt siis teile kõigile, kellel teil on 17 ja 19, et te võtate jalad perselt välja, et hakkate toimetama. Teil on tohutult hea intuitsioon. Nii 19 kui 17, ükskõik kus teil seda numbrit ka ei ole. Ma ikkagi ütleksin elutee enne kokku liites need numbrid või siis amet, jah, ikkagi ütleb amet. Aastas või kokku liites või siis te olete sündinud nendel päevadel. Siis tegelikult teil on võimas intuitsioon. Kui ma ei eksi, siis teil mõlemil omal ka selline võime, et teie kohalolek võib tervendada teisi inimesi, ilma et te teaksite, aga ainult siis, kui te olete plussis. Seepärast, et kui te olete miinuses, siis te nagu väga palju trigerdate inimesi. Ja kaasa arvatud iseennast, seepärast, et te ei saa aru, miks te seda niimoodi teete. Eriti, kui teil on sünniaasta kokku liidetult 19 või 17 või elude number enne ühte numbrit kokku saades. Te nagu megalt trigerdate teisi inimesi. Ja siis sa mõtled, et kõik on nagu oki-toki, aga teine on täiega endast väljas. Ma ei tea, ma vist nüüd lõpetan, seepärast, et tundub, et ma räägin ühte sama juttu. Kommenteerige, lohutage teineteist. Ja nii on. Ma lõpetan ära, jah. Võt täna on sellised asjad, ma ei tea, miks see peas keerlab, aga ju siis seda oli vaja teiega jagada. Võtak. Tšauki, tšau.